tere, minu suurimaks sooviks oleks teid kõiki nahka panna, sest olete saamatud ja rumalad. Jama, alustame! Ja Sikupillikool on väga tore kool. Noor Eesti Vabariik mõistis, et harimatus on pimedus ja haritus on valgus. Ning juba 1920. aastate lõpus kiitis linna haridusnõukogu heaks koolimaja ehituskava Lasnamäele, Ballasti ja Majaka tänava kanti. Põhjuseks Lasnamäe hoogne areng ja inimeste koondumine just Sikupilli piirkonda. Koolimaja pidi valmima 1930-31. õppeaasta alguseks. Erinevate takistuste tõttu sai ehitus valmis aastaks 1935. Ja see oli arhitekt Herbert Johansoni projekti järgi valminud moodsaim koolimaja Eestis. Praegu asub ajalooliselt meie koolihoones Tallinna teeninduskool. Uue 10. algkooli direktoriks määrati 1880. aastal sündinud Aleksander Mõru. Õpilasi oli avamisaastal 460. Oma tegevuses toetus kool humanistlikele väärtustele ja kujundas oma kasvandlikes sellele vastavat maailmanägemist. Nii igapäevases õppetöös kui huviringides, laulukoorides, keelpilliorkestrites, võimlemis- ja tantsu- ning spordiringides. Tähtsal kohal olid noorkotkaste ja kodutütarde organisatsioonid. Traditsiooniks olid kujunemas iga-aastased ekskursioonid, milleks koguti raha koolipidude korraldamisega. 15. detsembril kooli sissepühitsemise päeval sai tavaks kooli aastapäeva tähistamine. Sõja-aastad 1939 kuni 1945 kujunesid koolile vintsutuste rohkeks. Koolihoonesse majutasid end küll Saksa, küll Nõukogude sõdalased ja kool pidi endale tegevuspaiku otsima mujalt linnast. Koolitöö sõja ajal toimus aadressidel Imanta 6, Tartu maantee 44 ja Tartu maantee 33. Sõja lõpp leidis eest lagastatud koolihoone. Nõukogude okupatsioon tõi kohe suured muudatused. Tuhande 1945-46 õppeaasta septembri lõpuks kästi kooli raamatukogust kõrvaldada kommunistliku ideoloogiaga sobimatud raamatud. Moodustati oktoobrilaste ja pioneeride rühmad. Tuntav oli uute võimude sallimatu suhtumine teisiti mõtlejatesse.
Kooliõpetajate kaadri komplekteerimisel oli põhiliseks kriteeriumiks truudus kommunismi ideaalidele. Nii said võimalikuks niisugused kõverpeeglid, kus kalakastide lugeja sadamast kutsuti otse õppala juhatajaks. Ja see, kes oskas mootorratast käivitada, liikumis- ja liiklusõpetajaks. Koolielu pidi iseloomustama vankumatu truudus kommunismi ideaalidele ja paraadlikkus. 26. oktoobril 1958. aastal anti 16. keskkoolile Johannes Lauristini nimi. See oli selle ajastu nägu. Ometi ei ole ka kogu okupatsiooniaegne kooli ajalugu prügikasti materjal. Näiteks oli koolil oma kooliaed, kuhu koondati taimed, mis iseloomulikud Lasnamäe paepealsetele. Seal üritati kasvatada enda tarbeks köögiviljagi, mis tõsi küll oli uue õppeaasta alguseks ümbruskonna elanike poolt juba ära varastatud. Hästi töötasid muusika- ja spordiringid. Kahtlemata on üks väärt okupatsiooniaegne pärandus kooli hümn. Õpilasalmanahis Paesel pinnal avaldati see aastal 1958. Viisi autoriks Gustav Ernesaks, meie lauluisa, ja sõnade autoriks Anne Haahvelt. Veel tänapäevalgi kasutab Sikkupilli keskkool oma üritustel just seda laulu. ...1965. aastal alustas meie koolis oma tegevust ansambel Mikronid, kes nüüd meile taustal musitseerima hakkab. Kuskil kostab lärm, võõrand kõrval, magada ei saa. Mis imelik ma siin see olla võiks, mis niisugust lärmi teha võiks, ja. Lasnamäe kasvas nõukogude perioodil plahvatuslikult ja vana koolimaja jäi lastele kitsaks. Eesti NSV valitsus lasi ehitada uue ja suure telliskivihoone, millesse asus 1965. aastal Tallinna 16. keskkool. Talvel selgus, et kooli oli sisse kolinud ka Kotermann, kes koolimaja soojaks kütta ei võimaldanud. Nõukogudeaegse käib küll mentaliteedi tõttu ei vastanud küttevõimsus hoone kubatuurile. 1967-68 õppeaastal õppis koolis 1136 õpilast ja õpetajaid oli 50 ringis. Kooli toetavat tegevust jätkasid partei poolt määratud šefid, kelleks olid Tallinna lihakombinaat ja Viktor Kingisepa nimelised tselluloosi ja paberikombinaat, kes kinkis koolile televiisori ja abistas muudeski ettevõtmistes, ning Tallinna Kaubamaja, kus keskkooliõpilased tööstuskaupade müüja eriala omandasid. Paraadlikkus ja kommunismi ideaalide ülistamine ühiskonnas võttis järjest suuremaid mõõtmeid
ja selle kõigega pidi kaasas käima ka kool. Õnneks küll oli haridusosakonna suur osa neid inimesi, kes sellest väga leili ei läinud ja talus tulihingeliste kommunistide või lihtsalt vähe lugenud inimeste targutusi ja näpuga näitamisi stoilise rahuga. Kooli sellest perioodist on pärit paljud Eesti üldsusele tuntud inimesed. Ülo Kaevats, Angelina Semjonova, Enn Lakspere, Indrek Jürimets, Tiit Haagma, Peep Põtter, Valdo Randpere, Ants Savest, Pavel Rambak, Jüri Makarov, Eha Rünne, Raimo Pass, Üllar Luup, Tarmo Kruusimäe, Aivar Korjus, Rene Reinumägi, Peeter Keari, Urmas Alender, keda kuulete ka taustal laulmas. Uuematest aegadest tegijad avalikus ruumis on Janek Savolainen, Jaak Kurmet, Helen Viikmann, Annika Sakarias, Hanno Kross ja paljud teised. Enamik koolilõpetajaid ongi tublid ja ühiskonnas toime tulevad inimesed. Erilise uhkusega saab kool vaadata nendele praeguseks tublidele ühiskonnaliikmetele, kelle kasvatamine teistele, samuti tublidele koolidele üle jõu käis. Sellest ajast on pärit ka paljud praeguseni toimivad tegevused, milledelt lihtsalt punane kiht maha võetud. Näiteks osalemine laulupidudel, suvine töötamine õpilasmalevas, laste muusikalid ja muu isetegevus, ekskursioonid, spordipäevad, maastikumängud, õpped vabas õhus, ava- ja lõpuaktused, tähtpäevade pidulik tähistamine ja nii edasi. Eriti raskeks kujunes koolile uue Eesti ajastu algus, sest koolimaja oli amortiseerunud. Talved olid nii külmad, et lapsed õppisid käpikutest ja karvamütsidest, kasukatest sooja otsides. Selline jääaeg kestis kuni kooli renoveerimiseni 2008. aastal. Nüüd on meil soe. Viimane periood 2008. aastast tänaseni on koolile olnud kiire, et mitte öelda ülikiire arenguperioodiks. Ei no, tiiger kuule, laula nüüd. Laula, noh, see pillikool on väga tore kool. Renoveerimise ajaks 2007. kuni 2008. aastani kolis õppetöö Tartu maantee 23 asuvasse hoonesse. Tuntuks Tallinnas, Harjumaal ja Raplas on teinud kooli Urmas Alenderi laulukonkurss. Väljas on veepuhastavad ja orgudes ustavad pajud. Taustaks laulab võistluse žürii liige, lauluviisi autor, kooli vilistlane Valdo Randpere. Konkursil, kus lauldakse kohustusliku lauluna midagi Urmas Alenderi loomingust või repertuaarist, on tänaseks 3 laureaati. 2011. aastast Veronika Bulatova, 2012. aastast Roberta Mark
ja 2013. aastast Jüri Pootsman, kes muide sai Eesti superstaariks aastal 2015 ja kelle võidulaulu meie kooli konkursil on YouTube'is klikitud kogunisti circa 18 000 korda. Praeguseks taustalauljaks on kooli vilistlane Indrek Jürimets. Tuntus tuntuseks. Uus koolimaja ja uued inimesed tõid kaasa uue või õieti ütelda vana hea hingamise, mis tervenisti 50 aastaks ebasoovitavaks tembeldati. Taaskord hakati inimeseks olemist õpetama eelkõige humanistlikest väärtustest lähtuvalt. Õigemini küll hakati seda rohkem teadvustama. Lapsed arutlevad erinevate väärtuste teemadel ja koostavad selle kohta manifesti. Meie pisemad kaaslased alustavad hommikuid muinasjuttudega. Headus ja õiglus on ju inimeseks olemise alus. Kõht on tühi. Ma kuulsin peal. Lapsed aitavad. Tere poisid! Tere! Mida te siin praegu teete? Küpsetame muffineid. Aga miks pärast neid muffineid vaja on? Aga sa oled siis küpsed. Miks te neid küpsetate? Sellepärast me teeme seda papagoide kohvikus, Rudi ja Ikri kohvikus. Mis asi on see papagoide kohvik? Me müüme seal muffineid. Meil on vaja raha, et osta neile süüa aastaks või kuudeks. Kellele süüa ostate? Ma ütlen, ma ei oska küpsetada. Kellele te süüa teete? Papagoidele. Kas papagoid söövad neid muffineid? Ei, me ostame. Me müüme need maha. Ja siis selle raha, mis me saame selle eest ostame. Te müüte need muffinid maha, Ja. sellest saate raha ja siis ostate papagoidele süüa. Väga tublid poisid. Lõunal on küll hea see. Õpetajad püüavad igati laste isetegemissoove toetada. Laste poolt algatatud ettevõtmist Rudi ja Ingli kohvik te juba nägite. Muusikalid 3 põrsakest, Alice Imedemaal, talendivõistlus, e-raamatud, kooli ajaleht Illipukis, konkurss Su nägu kõlab tuttavalt, mis muide on saanud kooli videote hulgas kõige enam vaatamisi, 1246. Kuuluvad kõik sellesse rubriiki. Käes on spordipäev, see on tore päev, saades võistelda, ennast tõestada. Käes on karika, väljas medali, kehakiirel, hulk on jäänud. Käes on karika, väljas medali, kehakiirel, hulk on jäänud.
Richard Karelson oli nii tubli poiss, et korraldas rahvastepalli turniiri enda poolt välja pandud auhindadele. Kapten Frank viskab, kastist vastab talle viskab Otto, aga Janne püüab kinni. Janne viskab, kapten Helena viskab omakorda, Otto püüab kinni, Otto viske püüab Janne. Janne viskab, tugev vise, maapall, võib visata, Otto viskab üle, Franki viske püüab Janne kinni. Edasi läheb kapteniks meil Philipp viskab, Otto põikab, Otto on osav põikaja. Kump viskab, Helena võtab palli. Helena annab jälle üle ja annab Philippile, Philipp viskab. Pall on nii tugev, et läheb Frankile, Frank viskab ja Janne kaotab oma elu. Otto viskab ja Helena on väljas. Võit lähebki Franki võistkonnale. Rahvastepallis oleme Lasnamäe ja Pirita piirkonna koolide hulgas meie pisemate õpilastega pidevalt esimeste seas. Eesti eest, terve Eesti eest. Las võistlus alata, ei tühja karata, nüüd pole plaanis sul, vaid anna juurde tul, kui rahvas vakata, võid pihta hakata, nüüd pane mängu kõik, saab tulla ainult võit. Traditsioonilised spordiüritused koolis, kergejõustikupäev, orienteerumine Pirita jõe käärus ja jõulupall on olnud spordiharrastuse innustajateks ja tulemusedki seetõttu suurepärased. Jooksime nii kaua siia jube! Nii, tervitärjad, siia-poole. Nii. Stopp, ma räägin kõigepealt ülesande ära. Palju te olema peab? 5, jah? Nii, minu käes on osuti. Võtke minu käest ära osuti. Nii, ülesande selline. Puust raami sees on 5 puulehed. Te peate nendest nimetama ära mulle vähemalt 4, siis saate punkti kätte. Vahtra leht, mänd, pihlakas. Jaa, ma just mõtlesin ka. Mis asi? See ei ole kastan, Äkki mu kask? Ma enne ühte ära näen. See on kiberkass. See on nii tuttav, kurat, näh. See on... Oota, äkki on Pärn või? Ei ole. Kask. S-tähega algab. Sarapuu, väga hea. Mis see viimane olla võiks? Kask. Kask, õige. Sõtta punkti kirja. Hüperhype! Jookseme nüüd! Las võistlus alata, ei tühja karata, nüüd pole plaanis sul, vaid anna juurde tul, kui rahvas vakata, võid pihta hakata, nüüd pane mängu kõik, saab tulla ainult võit. Eesti eest, võidulivite, Eesti eest, šestjooniks veel sa pane loobuja, vaid ainult edasi, sa rühid lõpuni, sind tagant piivusta, kui publik erguta, nüüd pane mängu kõik.
Juba suudame ka aineolümpiaadidel endast tunduvalt suuremaid koole selja taha jätta, mis näitab selgesti seda, et õpetamise kvaliteet iga üksiku õpilase kohta on suurepärane. Eriti kui arvestada, et kool ei tee vastuvõetavatele lastele võimekuste teste, vaid avastab töö käigus lapse anded ja asub neid arendama. Projekt Tagasi kooli viis loogiliselt rahvusvaheliste projektideni. Koos soomlastega aktiivne ja turvaline koolipäev, koos šotlastega keskkonnaharidusprojekt, mis keskendus ökosüsteemi mudelile ja selle tutvustamisele 4. ja 5. klasside õpilastele. Good. Some sort of ranunculus going on, some bees. It's a good idea to do peas, actually, isn't it? Do that. Nasturtiums, yeah. Cool. See what else is in here. Is that geranium? Where? Where's this big one? There's some sort of buttercup. Okay. Projekt Nord Plus õpetas meie lastele taaskasutust ja võimaldas tutvuda Norra ja Islandi kooli tegemistega selles vallas. Toimus õpilaste vahetus ja nii õppisid Annika Masso ja Carmen Kalamees Norras, Moi Rana koolis. I'm afraid I will break the camera with my face. He's too ugly. So that's why I didn't want her to take pictures. I didn't want to ruin her perfectly good camera. Komeeniuse projekte oli meie koolil kogunisti 2. Esimene keskendus aktiivõppele ja teine õuesõppele, mis mõlemad on õppeprotsessi elavdamiseks ja atraktiivsuse tõstmiseks väga head. With a little patience and a seat in an observation tower, you might also glimpse a bear and its cubs visiting a feeding platform. Estonia's beauty fluctuates with the seasons. The lush greenery of summer, the rich, passionate colors of autumn, the crisp cold and snow of winter, and the burgeoning bird song and new growth of spring. During the bird migrations of spring and autumn, Estonia's west coast becomes a magnet for bird watchers, laden with binoculars and cameras. Õuesõppel on väga avarad võimalused. Näiteks vabas õhus arvutamine, lindude vaatlemine või loomaaia külastus. Nüüd on meil see loomaaia külaskäik läbi. Kuidas läks? Hästi! Mis õpetaja ütleb? Mina ütlen, et meil läks ka väga hästi. Et minu käes on nüüd töölehed ja me saime siis teada, missugune näeb välja Ameerika piison, 2 küürkaamel, Puhara irv, kodustatud jakk, hall üljes ja kõige rohkem tegi nalja, missugused loomad tegid meile kõige rohkem täna nalja. Ja
ja kuidas neid jahve nimetati? Jaapani makaak. Ütleme kõik koos. Jaapani makaak. Ja nemad on tegelikult pärdikud, et kas te oskate ahvi häält ka teha ja käituda nagu pärdikud? Aga tehke nii nagu pärdikud ka tegid. Nüüd ei taha keegi pärdik olla. See on tubli. Aktiivne osalus erinevates projektides ei jäänud ka haridusüldsusele tähelepanuta. Sikkupilli keskkooli tunnustati ainukese üldhariduskoolina Eesti Vabariigis rahvusvahelise koostöö eest auhinnaga Koostöö Kuldõun, millega kaasnes ka 800 euro suurune rahaline preemia. Hea on, kui meie lapsi õpetavad ka teiste rahvuste esindajad. Nii harjub kasvandik juba varases nooruses sellega, et kõik inimesed maakeral, kellega toime tuleb tulla, ei olegi eestlased. Meie inglise keele õpetaja, makedoonlane Dejan Deljev saavutas lastega suurepärase kontakti ja elas hästi sisse Eesti elusse. Tere, Dejan! Tere! Mis ainet sina Sikkupillis õpetad? Inglise keel. Ja kus sa pärit oled? Ma olen Makedooniast. Nüüd oled sa käinud selle rongkäigu ära. Pidasid ilusti vastu? Kuidas? Kas pidasid rongkäigul ilusti vastu? Muidugi. Kas nüüd on nagu teistsugune tunne ka? No ma ei tea. Ei, miks? Ma küsiks su käest isegi niimoodi, et kas sa nüüd oled eestlane? Ikka olen. Aitäh sulle! Kool rajas oma vahenditest kaasaegse arvutiklassi ja alustas laste õpetamist kaasaegsete vahenditega kaasaegsel tasandil. Kooli asjaajamine läks samuti arvutipõhiseks. Kooli koduleht muutus pildiliseks ja informatiivseks. Uueks traditsiooniks on kujunenud lapsevanem Hillar Viksi poolt ellu kutsutud kirjandivõistlus Mina ja Eesti, mille žüriisse on kaasatud ka tuntud tegevpoliitikud ning mille esimeseks laureaadiks oli Sanna Aleksandra Sahkai ja teiseks Eleri Ibrus. Muusika avab inimese tundekeeled. Sikkupilli kool peab seda väga oluliseks, et sirguv järglaskond oleks heale avatud. Helilooja Eduardo Di Capua, O Sole Mio, solist Felix Kalk. Saateansambel Sikkupilli ühendatud marakad. Eesti Vabariigi 95. sünnipäeval toimus koolis esimene ülekooliline laulupidu, millel oli oma tuli, mis kõike klasse külastas, oma rongkäik ja omad dirigendid, Külli Orehova ja Õnneleit Mardim ning muidugi ühendkoorid, mis peo pidulikult lõpetasid, et teatepulk suurele peole üle anda. Sikkupilli
Sikkupilli kool lõpetab oma aasta traditsiooniliselt kontserdiga Püha Vaimu kirikus. Tiigeri lõpusõna. Ja muidugi tänan kõiki, kes on olnud südamega õpilased, õpetajad või koolijuhid. Olete tublid olnud. Jah, kõik. Ja Sikkupilli kool on väga tore kool. Ja Sikkupilli kool on väga tore kool.